12. märtsil kell 6 hommikul hõivas esimese jalaväebrigaadi Tagala-pataljon Tapa polügooni Valgejõe äärse ala. Vastase poolrühm oli asunud Sika silla ümbruses kaitsesse eesmärgiga luua julgestatud koridor Peterburi maantee ümber põhivägede rünnaku hõlbustamiseks. Tegemist ongi jalaväetaktika baaskursuse lõpuharjutusega ja tegime siin peale tungi. Tavaliselt on igal aastal kevadtormil Tagala-pataljon pidanud läbi viima ka vasturünnaku, et see on ka väike ettevalmistus selleks. Tagala-pataljoni kompaniidest oli loodud tugevdatud jalaväekompanii. Lahingkäsu järgselt infiltreeruti vastase positsioonidele. Kolmnurklaagrist kogutud luureandmetele toetudes rünnati varajastel hommikutundidel Sika silla ala. Ärksime siis täna hommikul kell 3.30, millele siis järgnes 4.45 stand-2 ja kell 5 oli siis väljaliikumine ja kell 6 siis vastavad hash-hetk. Ja siis siiamaani oleme siis võidelnud. Tagala-pataljon peab olema valmis võtma ka jalaväe rolli. Lahingus võib olukord muutuda silmapilkselt ning Tagala võib vastase rünnaku järel muutuda kiiresti esirindeks. Kõige raskemad ülesanded on kindlasti esimese jalaväebrigaadi varustamine, remont, hooldus, meditsiin ja tegelikult on meie jaoks kõige raskem iseenda julgestamine. Õppusel osalesid ka Scouts-pataljoni pioneerid. Koondkompanii sattus rünnaku käigus tõkkele, mis vajas pioneeride sekkumist lahingtegevusse. Vajaliku tee puhastamiseks toimus pikendatud laenguga takistuse lõhkamine. Lahingud kestsid pärast lõunani ning ala puhastati vastastest. Mida lähemale jõuab kevad, seda intensiivsemaks muutub siiliks valmistumine. Tagala-pataljon veel valmisolekuga rahul ei ole ning antakse endast kuni õppuse lõpuni maksimum.